Floridas mees arreteeritakse selle eest, et ta võttis oma chimichanga Taco Bellis välja. Ja kahjuks ei räägi ma siin burritost. Kas nad on näiteks loata võõral territooriumil või midagi sellist? Ei mees, su peenis oli väljas, kui ma sinu juurde tulin pärast seda, kui nad ütlesid, et sa oled ennast katsunud. Kui sa arvasid, et see oli imelik, siis juhtum võtab veelgi kummalisema pöörde. Mul on ka lemmikala. Kus su lemmikala? Siupuu. Ta ei valeta, tal on tõesti lemmikala. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Miller. Selle juhtumi puhul on lihtne teha palju Taco Belli naiu. Šerifi asetäitjate sõnul oli tal Baja Blast ja ta oli oma chimichanga välja võtnud. Kumbki väljend ei olnud seotud burrito ega joogiga. On 28. mai 2026 oleme Florida osariigis Flagleri maakonnas, Taco Bellis, mis asub riigimaantee 100 ääres. Kell on veidi enne 1 öösel ja olen kindel, et Taco Belli töötajad on näinud omajagu kummalisi hilisõhtuseid külastusi. Aga see juhtum ületab kõik eelneva. Või siis burrito. Sest kohtutoimikute kohaselt helistasid Taco Belli töötajad politseisse, et teatada mehest, kes, tsiteerin, rahuldas end kiirtoidu restorani ees. Mida sa teed, Brandon? Ma kasutasin Wi-Fi't. 2497 kontroll, okei. Milleks sa Wi-Fi kasutad? Ma pean kuhugi minema ja mul on selleks Google Mapsi vaja. Okei. Kuhu sa lähed? Ma pean jõudma. Jacksonville. Flagleri maakonna šerifi asetäitjad tuvastasid ta kui 28-aastase Brandon Irizarry ja Brandon väidab, et ta ei paljastanud end. Ta ütleb, et tema püksid lihtsalt ei sobi. Milline neist on vale? Mis on valesti? Ma selgitan sulle kohe. Hoia lihtsalt käed selja taga, eks. Kas sa oled kodutu? Jaa. Olgu. Kas sul on auto või millegi taolist? Ei. Vaba, palju inimesi. Tule siia. Kas sul on mingit dokumenti kaasas? Ei. Okei, miks su püksid maas on? Sest mu püksid on mulle suured. Need on rattapüksid, mis ei mahu mulle jalga, näed. Need on väga lõdvad. Nii et su püksid ongi niimoodi täiesti alla vajunud. Need on lõdvad, nad ausalt öeldes, kui ma sammu teen, kukuvad kohe alla. Ja mul on kodutu, nii et mul pole eriti hästi istuvaid riideid. Olgu. Ma loen sulle midagi ette, eks, sest sa oled praegu kinni peetud. Sa ei tohi lahkuda. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kasutada kohtus. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja tal on õigus olla sinu juures, kui sind üle kuulatakse. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat, kes esindab sind ülekuulamisel, kui sa seda soovid. Sa võid igal ajal alustada, kasuta mu õigusi kohe, vasta mu küsimustele ja esita mu ütlused. Kas sa saad aru oma õigustest? Jaa. Mis toimub siis? Kas sa kasutad Wi-Fit? Jah, ma kasutasin Wi-Fit, sest ma eksisin ära ja mu telefon sai tühjaks. Nii et ma laadsin oma telefoni seal, mul olid asjad seal, laadsin seda ja sealne Wi-Fi ei tööta. Nii et ma tulin siia, et kasutada Wi-Fi't, et saaksin liikuma hakata, sest mul ei ole kohta, kus olla, mul ei ole GPS-i ja mul ei ole kuhugi minna. Nii et ma üritan Jacksonville'i jõuda, et minna oma nõbu juurde. Ja ta pakub mulle koha, kus ööbida. Brandon väidab esmalt, et tema püksid olid liiga suured, siis aga, et ta puhastas end. Šerifi asetäitjad ütlevad, et nad teavad, mida nad nägid. Jutumi aruande kohaselt, kui Brandon märkas, et olen korrakaitsja, hakkas ta kohe oma pükse üles tõmbama ja dressipluusi alla laskma, et end katta. Isikut nähti Taco Belli välisukse juures käitumas viisil, mis viitas tema suguelundite nilbele ja sündsusetule paljastamisele. Brandon selgitas alguses, et kasutas Taco Belli Wi-Fi't, kuna Starbucksi Wi-Fi enam ei töötanud. Avalduses märgitakse edasi. Tuleb märkida, et Brandon seisis avalikus kohas, mis oli kergesti ligipääsetav ja nähtav nii sõidukite kui ka jalakäijate liiklusele ning Taco Belli töötajatele seespool asutust. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas? Ma ei vaja, et sa seda taskust või kuskilt mujalt otsiksid. Aga ütle mulle oma eesnimi. Brandon. Ütle mulle, kuidas see kirjutatakse. Brandon. Brandon, mis su perekonna nimi on? I-R-I. I-R-I. Z-A-R-Y. Irizarry, mis on teie sünnikuupäev? Kas sul on keskmine initsiaal, Brandon? Ma ei tea seda. Kui mul on, siis ma ei tea seda. Või sul on juhiluba? Kas sul on kunagi olnud juhiluba väljaspool Floridat? Ei. Kus see välja on antud? Ainult Floridas. Oled ainult Floridas elanud, aga sul pole kunagi juhiluba olnud? Ei, mul on juhiluba olnud, lihtsalt mul pole seda mõnda aega olnud. Kus su juhiluba oli? Floridas. Floridas. Ja sa ei tea oma teist nime? Ei tea.
ja see on Irizari? Jah. Zari? Jah. Kas nad on loata eramaal või midagi sellist? Ei mees, su peenis oli väljas, kui ma sinu juurde tulin pärast seda, kui nad ütlesid, et sa oled ennast katsunud. Mis värk sellega on? Ma puhastasin end. Sa puhastasid end? Jah. Kas sa tavaliselt puhastad end avatud poe ees? Ma ei teadnud, kus kaamerad on. Ma ei tahtnud seda teha, ma lihtsalt puhastasin end. Mul oli midagi munandite peal ja see sügeles. Ma ei tahtnud ennast paljastada ega midagi sellist. Charlie 224, telefon. Kas saad ühe koopia teha töö lõpu ees? Jah, ma pole umbes 6 aega pesemas käinud ega midagi, nii et... Nimi on Brandon, Bravo Romeo Alpha, November. Delta Oscar, November. Teine nimi, või õigemini perekonnanimi, India, Romeo, India, Zulu, Alpha, Romeo, Romeo, Yankee. Sünnikuupäev on... Talle on tema õigused ette loodud. Anna mulle üks hetk, ma võtan temaga ühendust. Aga Taco Belli töötajad olid sellest, mida nad nägid, tülgastunud. Mis täna toimub? Seisis täpselt siin. Kui sa tahad näha, kus ma praegu olen? Ma väga tahaksin. Ei, teda ei ole kaameras näha. Olgu. Ta ilmus kaamerasse nagu täiuslik pime ala. Olgu, mul ei ole libisemiskindlaid jalanõusid, nii et ma ei taha sinna tagasi minna ja oma kaela murda. Kui teda kaameral pole, siis pole vahet. Täiuslikult kaamerast väljas, seal kus vari on. See oli nagu ta oleks teadnud, kuhu minna. Ma läksin tualetti ja sa nägid teda selles aknas, mitte ehmatas mind korralikult ära. Ma olin nagu, ohoo. Ta on selles külgaknas. Ta lihtsalt jõllitab. Ja ta läks tualetti. Pärast seda läksin ma tualetti. Ma kavatsesin seina pihta lüüa, kui mööda kõndisin ja öelda, mine ära. See mees on siin varemgi olnud ja ma olen teda ka varem palunud lahkuda. Ma ei teadnud kunagi, et ta seda tegi. See on päris vastik. See on see, mida ma nägin. Mis? Mida sa ütlesid? Ma nägin teda. Mida sa ütlesid? Ma lihtsalt nägin, kuidas ta vaatas ja ta lihtsalt ehmatas mind. Nii et sa tegelikult nägid teda. Nii et tema on see, kellega sa tahad rääkida. Tahad siia tulla? Muidugi. Ta seisis ilmselgelt samas nurgas, kuhu ma peatasin. Püha taevas, ma muran tõesti oma kaela. Ja, nii et sa nägid, ta seisis selles nurgas, eks? Ja mida sa siis nägid, kui temast mööda kõndisid? Ma vaevu nägin tema kätt selle. Nii et ise jah ja jah. Ja tema telefon oli ka niimoodi. Okei, nii et ta vaatas midagi. Vaatas midagi ja kasutas oma paremat või vasaku kätt. Tal oli see. Tema telefon oli süles. Palun, jätkake. Kas teil on isikut enda dokument kaasas? Ei ole. Kas sa tahad selle mulle tuua, boss? Kas sa tahad selle mulle tuua või on see sul olemas? Ma võin vaadata, see peaks mul autos olema. Ma peaaegu kunagi ei võta seda välja. Kas sa oled alati seal töötanud? Mul on tunne, et ma olen sinuga mingil põhjusel varem rääkinud. Ma olen siin üsna tihti. Kas sind kutsuti kunagi ka teisele poole linna sinna Checkersi tööle? Sa töötasid seal varem, mees? Sealt ma sind tean. Jah, ma töötasin seal ja siis pakuti mulle siinpool tööd. No muidugi, mees. Kas sa oleksid nõus mulle kirjaliku avalduse kirjutama sellest, mida sa täna nägid? Jah. Tõesti, ma hindan seda. Las ma toon selle. Ma tean, et siin on päris kiire. Kas sa lähed tagasi sisse? Jaa. Jah, ma toon kõik asjad koos sinuga sisse ja võtan pastaka ning panen kõik sinu jaoks valmis kirja. Eks, ma hindan seda. Kui sa oled lõpetanud, siis avame ukse. Raamatumaja hakkab teed mööda minema. Ma pean lihtsalt temad ütluse võtma. Kas sa nägi veel midagi, Hershey? Mis? Kas on veel midagi? Ta lihtsalt üritas oma mune puhastada ja kukkus lihtsalt välja. Lihtsalt puhastas neid, jah?
ma ei taha isiklikuks minna, aga mul on munades putukad ja see sügeleb. see on sinu otsustada, sinu valik, eks. see ülemine osa on sinu loobumisavaldus, millega ütled, et ei soovi edasi minna. Sa oled ohver. Lõppkokkuvõttes on nii, nagu on. See, mida sa täna nägid, ei ole õige. See ei ole midagi, mida sa peaksid nägema, eks. sõltumata sellest, kes see on, oled sa kuriteo ohver, eks. nii et ülemine osa tähendab, et sa ei soovi asja edasi ajada. Alumine osa näitab, et soovid seda edasi ajada, eks. palun täida neist üks minu jaoks ära ja mul on sulle veel midagi. mul on üks küsimus. Jah. ma olen väga uudishimulik. Kas ta tegi seda ikka veel, kui te kõik kohale jõudsite? kui ma kohale jõudsin, olin veidi hilinenud. Ilmselgelt tuli kõne sisse, nii et kui sa seda nägid. ja siis, kui ma tulen, on ta ikka veel parklas ja paljastab end. Aga sel hetkel ta seda enam ei tee. ma lihtsalt olin uudishimulik, ma ei teadnud, kas sa saad mulle öelda või mitte. jaa, mul pole aimugi, mis selle tüübi nimi on. sa ei pea seda kirjutama. Okei, siis lihtsalt minu ees ja perekonnanimi. jah, see on sinu loobumisavaldus, mida sa ei taha edasi ajada. Okei, jaa. ei ole, okei, jah. lihtsalt tee see perekonnanimi. Kui ta saab loata viibimise eest karistada, siis sellest piisab. Teie allkiri siia, palun. Vabandan väga. ma ei tea, kuidas asju koristada. see ongi nii, see pole üldse puhas. Häälda seda, kuidas tahad. Noh, ei. ma mõtlen, kas sa saad aru, mida ma kirjutasin? Käsi iseenda peal. Ma eeldan, et sa mõtled sellega, et tal on käsi oma suguelunditel. jaa. jah, okei, sain aru, mees. kas sa tõstad oma parema käe? Kas sa vannud, et kõik, mida oled öelnud, on sinu parima teadmise järgi tõsi? jaa. sa kirjutad siia alla. Absoluutselt. ma vihkan oma allkirja. See on peaaegu. See on okei, mees. kõik on hästi, mees. Sellel siin on R nii palju kõrgem kui sellel teisel. juhtub ikka, samamoodi. ausalt öeldes. ma olen lihtsalt üllatunud, et ma mäletan, kuidas oma nimele alla kirjutada. nii, see on minu perekonnanimi, eks. see on, ja siis see on tänane juhtumi number, eks. see on sinu brošüür. selle anname inimestele, kes on kuriteo ohvrid. kas sa soovid sellest koopiat? ei. ei, ma ei usu. nii et kui sa tahad lihtsalt oma nime ja andmed ning telefoni panna, siis sa ei pea oma telefoninumbrit panema, võid panna poenumbri. ausalt öeldes ma ei taha kohe vastata. ma ei tea, aga võin vaadata. Okei. Vastavalt juhtumi aruandele pärast Railandi suuliste ja kirjalike ütluste ning minu enda tähelepanekute saamist, leiti, et Brandoni Rizari oli avalikult paljastanud oma suguelundid Taco Belli eravaldusel, mis on tiheda liiklusega koht, kus autod olid endiselt läbisõidujärjekorras. Nüüd võite mõelda, et okei, episood on läbi, ta arreteeriti ja nii edasi. Kuid on veel üks asi, mis väidetavalt oli Brandonil kaasas ja mis muutis selle juhtumi veelgi keerulisemaks. Mul on lemmikloomaks kala. kus su lemmikala on? Siel, see on suures kausis seal. see on kõik sinu kraam. Jaa. kuule, seal on midagi. täpselt seal. sõna otseses mõttes 5 jalga selles kohas, kus sa istusid. ma ei teinud seda. Ma arvasin, et ta sai ülesande. ta ei valeta, tal on lemmikkala. tal on lemmikkala, tal päriselt on lemmikkala. üks kala, 2 kala. jaa,
ma ei näe mingit kalatoitu. Kus kalatoit on? kus tõenäoliselt minu raamatus? Kotis. Seda nimetatakse aeratsiooniseadmeks. Ei, miks sa nende esiukse ette sittusid? Ma tegin seda. Ära eita seda. Kes veel siin oleks, et su esiukse ette sittuda? Mul pole midagi öelda. Jah, sest sa juba ütlesid kõik ära. Ma ei võtnud sõna. Keegi sõna otseses mõttes situs nende välisukse ette. Siin olid veel teised inimesed, ma ei võtnud. Seda. see ongi kõik. Kaamera, olen kindel, et nad teevad seda. Jah, mõned. See on värske, sellel on veel kärbsed teha. Ma ei ole mingi titjad, ma lihtsalt käin vetsus. Avalits. Sa kuhjad neid täna ikka korralikult, mees. Ma mõtlen, sa võidad. jah, nüüd on mul ka vastik. kas on lihtsalt palju kokkusattumusi või viib kõik ühe järelduseni? Issand, see ei näinud hea välja, sõber. Täna õhtul ei läinud sul hästi. Mis? Ma ütlen seda otse välja. Ära ürita mulle praegu öelda, et see, mida ma just vaatasin, on koerajunn. Mul on praegu 10 koera. Mul on kogu elu koerad olnud ja ma olen selle tööga 10,5 aasta jooksul kahjuks näinud palju inimeste väljaheiteid. Ärge keegi üritage mulle väita, et selle tegi koer. Ma räägin teile, mida mina nägin ja mida tunnistajad nägid. Te lähete vangi, eks? Ma mõtlen, isegi su aluspüksid on maas, vend. Need on poolenisti maas. Ma puhastasin end, jah. Kui sa mind näed, siis mul on kõik see sügeleb, sest mul on käehammustused. Kõik, mida ma Tegin, oli puhastamine. No, sa lähed vanglasse. Plastikot. Sul on midagi küljes, sa tahad nad eemale viia, aga nad üritavad mind võtta nagu ühte neist. Sa aktiveerid ja emmi. Leia üks emmis. Pane oma plätud tagasi jalga. Mille eest mind arreteeritakse? Nilbe enese paljastamise eest. Kas see ongi see... Mis see on? See tähendab enda paljastamist. Ei avalikus kohas. Kas see on nagu kuritegu või? Kas see on kuritegu või mis? Ma usun, et see on väärtegu. Sul ei ole varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Selle eest. Ei. Sa pole seda kunagi kusagil mujal teinud. Ei. Okei, siis on see väärtegu. Oota. Kas ma saan kõigepealt sinu oma kõigepealt? Mu püksid kukuvad maha. Tõmba need siis üles. Kas ma võin midagi paluda? Kas ma võin midagi enda juurde võtta? Su kotid tulevad sinuga kaasa. Su toit on riknev. Me ei saa seda vanglasse viia. Nii et see visatakse ära. Nii et see ei lähe politseijaoskonda, vaid vanglasse. Sinu switch ja kõik muu selline. Kõik, mis nendes kottides on, tuleb sinuga kaasa. Olgu. Istu maha. Mu telefon on ikka veel peal. Ma aitan send. Vend. Okei, ma sain aru. Brandon, sa ütlesid, et sind on varem arreteeritud. Jaa. Mille eest? Need on olnud pisivargused. Ma sain ühe, kuidas seda nimetati, põgenemissüüdistus. Mulle esitati süüdistus vara kahjustamises. Ma arvan, et see on kõik. Ma ei ole kindel, mis veel. Ma arvan, et ka arreteerimisele vastukanu osutamine.
kas see on põgenemissüüdistus? jah, mulle esitati põgenemissüüdistus, sest üritasin, et mind Bakeri seaduse alusel sundravile suunataks, aga selle asemel arreteeriti mind. ja mul tekkis paanikahoog ning ma jooksin minema, sest tahtsin hoopis vaimuhaiglasse minna. ja see kõik juhtus Lõuna-Floridas. jaa. Brandon Irizarry viiakse Flagleri maakonnavanglasse. Mis puudutab tema lemmikala, siis andsid šerifi asetäitjad kalale hiljem hüüdnime Baja Blast ja see viidi maakonna loomade varjupaika. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et Brandon Irizarry loobus õigusest kohtupoolsele kaitse määramisele ja ei vaidlustanud talle esitatud süüdistust. Väidetavalt määrati talle katseaeg. Seejärel rikkus ta katseaja tingimusi, kui ta arreteeriti juuni alguses. Selle rikkumise eest määrati talle 120 päeva vangistust. Aitäh, et kuulasite saadet Inside the Crime. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega taas esmaspäeval uue juhtumiga.